Tervitus, tervitus, Merike numbrite keel. Täna ma soovin teile siis rääkida sellisest astroloogilisest suurest evolutsioonist, ehk siis Jupiter liigub lõvimärki, aasta suurim võimaluste periood. Ja need, kes on siis kauem olnud siin kanalil, siis teavad, et enne numeroloogiat huvitusin ma ka astroloogiast. Ja seetõttu toon ma teile aeg-ajalt ka astroloogilisi sündmusi siia, mida ma siis ise oluliseks pean. Ja täna ma siis räägin, et 31. juunil 2026 liigub meie päikesesüsteemi suurim ja kõige heldem planeet Jupiter lõvi sodjaadi märki ning jääb sinna kuni 26. juulini 2027. Ja ma ühendan siis astroloogiat numeroloogiaga siin selles loos. Hoia siis kõrvad kikkis ja samamoodi räägin ma iga sodjaagi märgi peale, mida see nüüd teiega tegema hakkab. Ja see siis kestab 26. juulini 2027. Ehk siis jagage oma tuttavatega ka seda lugu ja hästi tore oleks, kui te tuleksite siis aasta pärast siis sellesama teksti juurde tagasi. Ja see on üks olulisemaid astroloogilisi sündmusi järgmiseks aastaks, sest Jupiteri transiit näitab alati eluvaldkonda, kus igat sodjaadi märki ootavad ees kõige suuremad võimalused, areng ja õnnelikud kokkusattumused. Ja Jupiter sümboliseerib siis kasvu, laienemist, tarkust ja uusi võimalusi. Ja ta ei sunni meid midagi tegema, vaid avab uksi ja pakub valikuid. Just meie otsustest sõltub, kas kasutame neid võimalusi või laseme neil mööda minna. Ja numeroloogias on Jupiter seotud siis numbriga number 3, mis sümboliseerib arengut, loovust, teadmiste jagamist ja küllust. Ja lõvimärki valitseb päike, mille vibratsiooniks on number 1 ehk siis juhtimine, julgus, enesekindlus ja soov oma andeid maailmale näidata. Ja kui need kaks energiat kohtuvad, kujuneb järgmisest aastast aeg, mis soosib eneseväljendust, loomingut ja uusi eesmärke. Ja lõvimärk armastab kõike, mis on silmapaistev, loominguline ja inspireeriv. Seetõttu võib järgmise aasta jooksul kogu maailmas näha rohkem suuri kontserte, kultuurisündmusi, spordisündmusi, festivaale ning ettevõtmisi, mis toovad inimesi kokku. Samuti kasvab jätkuvalt isikubrändide, sotsiaalmeedia loovate projektide tähtsus. Ja juuli teises pooles moodustab siis Jupiter pingelise aspekti Pluutoga. Sellest räägivad siis astroloogid oma kanalitel rohkem. Aga see viitab siis sellele, et seetõttu võivad mõned suuremad ettevõtmised või avalikud sündmused vajada ümberkorraldust või tulla ette ootamatuid muutusi. Samas ei muuda see aasta üldist suunda. Tervikuna jääb see kasvamise, laienemise ja uute võimaluste aastaks. Ja lõvimärki seostatakse ka kullaga, luksuse ja kvaliteediga. Seetõttu võib suureneda huvi väärismetallide, ehete, kvaliteetsete toodete ning kõige selle vastu, mis sümboliseerib väärtust ja kvaliteeti ja kestvust. Samal ajal paneb see transiit inimesi rohkem mõtlema sellele, mis on tegelikult väärtuslik ja kas kõik ostud on tehtud südame soovist või hoopis soovist teistele muljet avaldada, mis on võib-olla ka väga eestlaslik, ma ei tea. Ja riikide tasandil pööratakse rohkem tähelepanu lastele, haridusele, loomingule ja noorte arengule. Ja üha enam väärtustatakse individuaalsust ning oskust oma andeid julgelt väljendada. Ja viimati liikus siis Jupiter lõvimärgis aastatel 2014 kuni 2015. Et mõtle korraks tagasi sellele perioodile, millises eluvaldkonnas avanes sulle siis uued võimalused. Ja vahva on, kui sa seda ka siin kommentaarides jagad, et mis sul siis toimus ja milleks sa nüüd ette valmistad. Ja sageli aktiveerib Jupiter iga 12 aasta järel sarnase teema, kuid viib selle uuele tasemele. Ehk siis mõtle hetk tagasi, mis toimus 2014 kuni 2015. Ja Jupiter lõvis tuletab meelde, et me ei ole siin ainult selleks, et ellu jääda, me oleme siin selleks, et luua, armastada, inspireerida ja kasutada oma andeid. Samas on igal planeedil ka oma varjukülg, ehk siis Jupiter suurendab kõike, nii meie tugevusi kui ka nõrkusi. Ta võib kasvatada enesekindlust, kuid ka ego. Ta võib tuua tunnustust, kuid panna sõltuma teiste heakskiidust. Seetõttu on selle transiidi kõige olulisem õppetund õppida eristama tõelist sisemist eneseväärtust, soovist olla pidevalt tähelepanu keskpunktis.
ja tõeline väärikus ei vaja tõestamist, see tuleb inimese seest ning just sellele toetudes avanevad järgmise aasta suurimad võimalused. Ja järgnevalt siis ma vaatan, mida tähendab Jupiteri liikumine lõvimärgis iga sodiaagimärgile ning millises eluvaldkonnas siis avaneb järgmise aasta jooksul kõige rohkem võimalusi. Ja siinkohal siis jälle öö, viitan oma abilisele, kes siis paneb need ajad igale sodiaagimärgile, aga niikaua siis sina, kes sa nüüd kuulad seda, siis sa võid panna kommentaaridesse ka, et kus kohas siis näiteks jäär sinu aeg algas. et olen sulle väga tänulik selle eest, et aidake seda kanalit. Alustan jäärast siis ja jääre jaoks liigub Jupiter järgmise aasta jooksul viiendas majas, mis on üks kõige soodsamaid Jupiteri asendeid, et viies maja on seotud armastuse, laste, loovuse, hobide, eneseväljenduse, kõige sellega, mida inimene teeb südamega. ja see on aeg, mil elu pakub rohkem rõõmu, inspiratsiooni ja võimalusi tegeleda sellega, mis sulle päriselt korda läheb. viimati toimus sama transiit siis aastal 2014, 2015. mõtle tagasi sellele ajale. Millises eluvaldkonnas tundsid siis, et elu justkui avab sulle uusi uksi? ja seekord ei pruugi korduda täpselt samad sündmused, kuid aktiveerub sama eluvaldkond lihtsalt uuel tasandil. saad sa kommenteerida, et mis sul siis toimus? ja viies maja on südamemaja, et Jupiter näitab, et järgmise aasta jooksul võib sinu ellu tulla töö, projekt või tegevus, mis ei ole ainult kasulik, vaid pakub ka tõelist rõõmu. võid saada uue tööpakkumise, alustada loomingulise projektiga või avastada endas ande, millele pole varem piisavalt tähelepanu pööranud. ja numeroloogiliselt toetab seda Jupiteri kolmas energia, mis aitab loovusel ja eneseväljendusel kasvada. kui oled mõelnud kirjutada raamatut, alustada Youtube'i kanaliga, teha koolitusi või jagada oma teadmisi, siis järgmine aasta toetab selliseid ettevõtmisi eriti tugevalt. isiklikus elus on see üks parimaid perioode uue suhte leidmiseks. kui oled pikalt tundnud, et õige inimene ei jõua sinu ellu, võib nüüd olukord muutuda. sul võib olla rohkem tähelepanu, uusi tutvusi ja võimalusi valida partner, kes sobib sinu väärtustega. kui oled juba suhtes, võib teie suhe muutuda veelgi lähedasemaks ja rõõmsamaks. ja paljudel jääredel võib see periood tuua kihlumise, abiellumise või perekonna suurenemise. ja lastega seotud teemad saavad samuti järgmise aasta jooksul suuremat tähelepanu. ehk siis ma räägin sellest Jupiteri aastast siis. ja mõne jaoks võib see tähendada lapse sündi, teise jaoks lapselapse sündi või hoopis laste olulisi saavutusi. kui sul on juba lapsed, võid nende üle eriti uhke olla, nad võivad silma paista õpingutes, spordis, loomingus või teha olulise sammu oma isiklikes elus. ja viies maja ei räägi ainult päris lastest, astroloogias ja ka numeroloogias sümboliseerib see ka kõike seda, mille inimene ise loob. selleks võib olla ettevõte, ehk siis ettevõtet mina isiklikult pean ka lapseks. võib-olla sinu raamat, uus teenus, kunstiprojekt või mõni muu idee, mille oled südamega ellu kutsunud. ja Jupiter aitab sellistel ettevõtmistel kasvada ning jõuda suurema hulga inimesteni. ja kui oled tegelenud ettevõtlusega, võib järgmine aasta tuua rohkem kliente ja suuremat nähtavust. kui oled mõelnud oma teadmisi teistega jagada, siis nüüd on selleks väga hea aeg. ja numeroloogias toetab Jupiteri siis kolmas energia, nagu ma ütlesin, ja see on siis õpetamist, esinemist ja teadmiste edasiandmist. ja kõik, mida lood siira sooviga inimesi aidata, võib inspireerida, võib hakata kandma vilja. ja Jupiter soosib ka rõõmu ja elu nautimist, võid rohkem reisida, osaleda kultuurisündmustel, avastada uusi hobisid või veeta rohkem aega inimestega, kes sind inspireerivad. ja see on aasta, mil tasub lubada endale rohkem seda, mis teeb südame rõõmsaks. ja samas tasub jälgida ka Jupiteri varjukülge. ehk siis mõnikord võib tekkida soov teha suuri kulutusi või lubada endale rohkem, kui tegelikult vaja on. ja enne suuremaid oste tasub endalt küsida, kas see on tõeline soov või soov kellelegi midagi tõestada. ja Jupiteri mõju aitab sul märgata, et edu ei seisne ainult materiaalsetest saavutustest. kõige suurem rikkus on võimalus teha seda, mida armastad ning jagada oma andeid maailmaga. ja numeroloogiline sõnum siis Jäärale on selline, et kui sinu sünnikuupäevas on palju number ühtesid, kolmesid või 9 energiat, võid selle transiidi mõju tunda eriti tugevalt.
ehk siis 1 annab julguse teha uut algust, 3 toetab siis loomingut, õpinguid ja kui kavatsedki teha Youtube'i kanalit või olla seal Facebookis, TikTokis aktiivne, siis ka seda nähtavust. Siis 9 aitab lõpetada vana eluetapi ning teha ruumi millelegi uuele. Ja järgmise selle Jupiteri aasta märksõna on siis armastus, looming, lapsed, eneseväljendus, julgus, rõõm ja nähtavus. Ja mida rohkem julged järgida oma südant, seda rohkem hakkab elu sind toetama. Nii palju siis Jäärale. Kommenteeri siia Jäär, mis sul toimus seal 2014, 2015 ja millised sündmused on sul nüüd juba teada, mis hakkavad tulema. Järgmine on Sõnn. Kusjuures veel jagage ka oma tuttavatega seda. Ja tuletan meelde, et kanal on numeroloogia kanal, et kutsun sind ka sinna suletud Facebooki rühma Numbrite Keel. Ja kodulehel siis ka käi jälgi neid sündmusi, mis seal toimuvad. Sõnn. Sõnni jaoks liigub Jupiter järgmise aasta jooksul ehk siis Jupiteri aasta, see, mis nüüd hakkab 30. juunist, jah, täna siis. 4. majas, mis on seotud kodu, perekonna, juurte, kinnisvara ja sisemise turvatundega. Ja see on periood, mil muutuvad oluliseks kõik teemad, mis puudutavad kodu ja perekonda. Mõne jaoks tähendab see kolimist, mõne jaoks kodu ostmist või ehitamist ning mõne jaoks hoopis pere suurenemist. Ja viimati toimus sama Jupiteri transiit aastatel 2014, 2000 kuni 2015 ja mõtle ka sina sellele ajale tagasi. Kas siis muutus midagi sinu koduses elus, kas kolisid, tegid remonti või toimusid olulised muutused perekonnas? Kas seekord võib sarnane teema siis esile tulla, kuid täiesti siis uuel tasandil? Jupiter toob võimalusi parandada oma elukeskkonda, võid tunda soovi teha kodus remonti, uuendada sisustust või luua endale mugavam ja rahulikum elukeskkond. Ja mõne jaoks tähendab see suuremat kodu, teise jaoks lihtsalt tunnet, et kodu muutub tõeliselt omaks. Ja see on väga hea aeg kinnisvaraga seotud otsuste tegemiseks. Kui oled mõelnud kodu ostmisele, maatüki soetamisele või investeerimisele kinnisvarasse, võivad järgmise aasta jooksul avaneda selleks head võimalused. Ja numeroloogias toetab siis Jupiteri 3. energia kasvu ja laienemist teie jaoks ja see tähendab, et kodu ei ole sellel perioodil ainult elukoht, vaid ka koht, kus kasvab kogu pere energia. Ja päikese number 1 energia aitab teha julgeid otsuseid ning rajada tugeva aluse tulevikuks. Ja perekond muutub järgmise Jupiteri aasta jooksul, ehk siis mis hakkab täna olulisemaks kui tavaliselt ja mõne jaoks võib see tähendada abiellumist või lapse sündi, mõne jaoks vanemate või vanavanemate eest hoolitsemist. Samuti võib tekkida soov rohkem teada saada oma suguvõsa ajaloost või külastada paiku, kust pärineb sinu perekond. Ja mõned muutused võivad alguses tunduda ootamatud, näiteks võib uus töökoht tuua kaasa kolimise või pere suurenemine panna mõtlema suurema kodu peale. Ja hiljem mõistad, et just need muutused olid vajalikud, et jõuda paremasse kohta. Ja see on aasta, mil lood vundamenti järgnevateks aastateks. Kõik otsused, mis puudutavad kodu, perekonda ja turvatunnet, võivad mõjutada sinu elu veel pikka aega. Ja numeroloogiline sõnum siis teile, sõnnid, on see, et kui sinu sünnikuupäevas on palju number 2-sid, 4-sid või 8, võid selle transiidi mõju tunda eriti tugevasti. Ehk siis 2 toetab perekonda ja koostööd, number 4 aitab sul stabiilsust ja tugevat vundamenti luua ja 8 soosib siis kinnisvara, investeeringuid ja pikaajalist materiaalset kasvu. Ja järgmise Jupiteri aasta märksõnad on siis kodu, perekond, kinnisvara, turvatunne, juured, stabiilsus ja tuleviku rajamine. Kõik, mida nüüd kodu ja pere heaks lood, võib kanda vilja veel aastaid hiljem. Teie ka siis sünnid kommenteerige, mis teie elus on toimunud 2014, 2015 ajavahemikus ja millised plaanid teil on nüüd selle tuleva aasta peale siis, mis nüüd on Jupiteri aasta. Ja samuti kutsun siis liituma Numbrite Keele suletud Facebooki grupiga ja jälgima ka kodulehte, eriti siis sündmuseid, mis meil seal tulemas on. Ja jaga oma tuttava sõbraga ka seda videot. Edasi, kaksikud. Kusjuures te sünnid ka, pange oma aeg siia nii kaua, kui ma ei ole saanud need ajavööndeid siia.
ma ei tea, kas need on ajavööndid, aga on, mis nad on. et pange ka, kus kohas see teie aeg hakkas pihta. Kaksikud, järgmine aasta jooksul siis liigub Jupiter sinu kolmandas majas, ehk siis ma räägin Jupiteri aastast, mis hakkab siis täna, mis on seotud õppimise, suhtlemise, kirjutamise, lühireiside, sugulaste, ettevõtlikkuse ja igapäevase infovahetusega. See on väga aktiivne periood, mil elu toob sinu teele palju uusi ideid, kontakte, võimalusi õppida, midagi sellist, mis võib tulevikus osutuda väga väärtuslikuks. Ja kui vaatad tagasi aastatele 2014, 2015, võid märgata, et ka siis olid esiplaanil õppimine, uued tutvused või mõni oluline otsus, mis muutis sinu mõtteviisi. Seekord tuleb sarnane võimalus taas, kuid suurema kogemuse ja küpsusega. Ja Jupiter soosib siis kõike, mis on seotud teadmiste omandamise ja edasiandmisega. Kui oled mõelnud õppida uut ametit, täiendada oma oskusi või omandada uut keelt, siis järgmine aasta toetab sind selles igati. ehk siis mõtlen Jupiteri aastat. ja numeroloogias kannab siis Jupiter number 3 energiat, mis sümboliseerib siis teadmisi, suhtlemist ja eneseväljendust. seetõttu on see suurepärane aeg kirjutamiseks, õpetamiseks, koolitamiseks ning oma mõtete jagamiseks teistega. kui töötad valdkonnas, kus suhtlemine on oluline, võib järgmine aasta, Jupiteri aasta siis tuua märkimisväärset edu. ja see puudutab näiteks õpetajaid, koolitajaid, terapeute, nõustajaid, kirjanikke, ajakirjanikke, sisuloojaid ja ettevõtjaid, kui sa nüüd kuulud siia kategooriasse. sul võib tekkida rohkem kontakte kui tavaliselt ja mõni uus tuttav võib osutuda väga oluliseks nii tööalaselt kui ka isiklikus elus. sageli toob siis see Jupiter just õigel ajal sinu kõrvale inimesi, kes aitavad sul järgmisele tasemele liikuda. ja see tulevane Jupiteri aasta soosib ka lühireise, võid liikuda rohkem töö tõttu või avastada uusi paiku, mis annavad inspiratsiooni ja avardavad maailmapilti. ja kui oled mõelnud alustada oma podcast'i, kirjutada raamatut, teha videoid või hakata rohkem sotsiaalmeedias tegutsema, siis selleks on väga hea aeg. ja sinu sõnal on rohkem mõju ning inimesed on valmis sind kuulama. võimalik on ka uue auto või muu transpordivahendi ostmine, eriti juhul, kui see aitab sul tööd või igapäevaelu paremini korraldada. ja numeroloogiline sõnum kaksikutele on see, et kui sinu sünnikuupäevas on palju number 3, 5 või 1 energiat, tunned selle transiidi mõju eriti tugevalt, ehk siis 3 toetab õppimist, õpetamist, loovust ja number 5 toob muutusi, liikumist ja uusi kogemusi, uusi inimesi. ja 1 annab julguse oma ideed ellu viia, ehk siis alustada sellega, mis sul plaanis on. ja see Jupiteri aastas siis märksõnad on õppimine, suhtlemine, kirjutamine, uued inimesed, ettevõtlikkus, lühireisid, teadmiste jagamine, blogi pidamine. ja iga uus teadmine võib kujuneda võimaluseks, mis avab sulle tulevikus täiesti uue ukse. ehk siis kaksikud, teie ka palun kommenteerige, mis on teie elus olnud siis 2014 kuni 2015 aastal ja millised plaanid on teil. ehk siis nüüd hakkab see Jupiteri aasta tänasest, 30. juunil ja kestab siis sinna juuli 2027 lõpuni. kutsun teid ka siis külastama meie numbrite keele kodulehte numbritekeel.ee ja liituma Facebooki suletud grupiga Numbrite Keel. ja jaga seda videot ka sõpradega ja kommenteeri siis siia alla. ja pane ka see oma aeg selle kaksikute osas, et mis minutitel see algas, et aidata teistel siis ka leida see kiiremini. võtame edasi vähk. vähi jaoks liigub Jupiter järgmise aasta jooksul teises majas, mis on seotud raha, sissetulekute, eneseväärtuse ja isiklike ressurssidega ja see on üks soodsamaid perioode oma majandusliku olukorra parandamiseks ning uute sissetulekuallikate loomiseks. ja kui sina mõtled ka tagasi aastatele 2014 kuni 2015, võid meenutada, et ka siis kerkisid esile rahaga seotud teemad. võimalik, et said parema töö, suurenes sissetulek või hakkasid rohkem väärtustama oma teadmisi ja oskusi. nüüd võib avaneda uus võimalus liikuda järgmisele tasemele.
ja Jupiter toob sageli kaasa siis palgatõusu, uue tööpakkumise, lisasissetuleku, uusi kliente, edukama ettevõtluse, võimaluse teenida mitmest allikast korraga. ja see ei tähenda, et raha tuleb ilma pingutuseta, et pigem näitab Jupiter, kus elu sind toetab ning kus tasub julgelt võimalusest kinni haarata. ja numeroloogias sümboliseerib Jupiteri siis number 3, mis aitab kasvatada küllust läbi teadmiste, suhtlemise ja enesearendamise. kui oled seni oma oskusi alahinnanud või küsinud oma töö eest liiga väikest tasu, võib järgmine ehk siis tänasest siis Jupiteri aasta aidata sul mõista oma tegelikku väärtust. ja see räägib lisaks rahale ka eneseväärtusest. sageli muutub materiaalne olukord alles siis, kui inimene hakkab iseennast rohkem uskuma. võid hakata rohkem investeerima enda arengusse, tervisesse, ettevõttesse, kvaliteetsetesse töövahenditesse. ja need kulutused võivad hiljem tuua märkimisväärset kasu. ja Jupiter võib tuua ka suuremaid oste või investeeringuid. enne otsuse tegemist tasub siiski kõik rahulikult läbi mõelda. ehk siis numeroloogia tuletab meelde, et tõeline küllus sünnib teadlikest valikutest, mitte hetke emotsioonidest. ehk siis see on ka hea aeg oma teenuste või toodete väärtuste ümber hindamiseks. kui oled ettevõtja, võib järgmine aasta ehk siis Jupiteri aasta olla õige hetk hinnakirja korrigeerimiseks või täiesti uue teenuse loomiseks. ja numeroloogiline sõnum siis teile, vähid, on see, et kui sinu sünnikuupäevas on palju kaheksat, kolme või ühte, võid selle transiidi mõju eriti tugevalt kogeda. Sünnipäeval siis mõtlen päev, kuu ja aasta. siis 8 toetab rahalist arengut ja ettevõtlust ja kinnisvara investeeringuid ja raha. ja 3 aitab luua uusi võimalusi läbi teadmiste ja suhtlemise. ja number 1 annab julguse küsida oma töö eest õiglast tasu. ja selle Jupiteri aasta märksõnad on siis raha, eneseväärtus, uued sissetulekud, ettevõtlus, investeeringud ja materiaalne kindlustunne. mida rohkem väärtustad iseennast, oma teadmisi, seda rohkem hakkab seda peegeldama ka maailm sinu ümber. nii et vähid, teie ka palun kommenteerige, mis toimus teil 2014 kuni 2015 aastal ja milleks te nüüd olete ennast valmistanud, mis on teie elus tulemas, mida tunnete. ehk siis nautige seda Jupiteri aastat ja kommenteerige siia. ja külastage ka Numbrite Keel kodulehekülge. avastage ennast läbi numeroloogia ja liituge ka Numbrite Keel Facebooki grupiga. ja panege siia siis üles, mis ajal hakkas vähi koht. issand, ma ei oska seda paremini ütelda. jah, et aidata siis teistel vähkidel ka ennast üles leida. lõvid. ja siis teil järgmise aasta jooksul liigub siis Jupiter, eks Jupiteri aasta, mis hakkas siis täna, 30. juulil 2026 ja kehtib siis kuni juulini, vist oli 27. juuli 2027. liigub siis teie esimeses majas, mis on seotud isiksuse, eneseteostuse, tervise, välimuse ja täiesti uue algusega. ja see on üks olulisemaid Jupiteri transiite kogu 12-aastase tsükli jooksul ning avab sulle võimaluse alustada uut eluetappi. ja kui mõtled tagasi aastatele 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis algas sinu elus midagi väga uut. võib-olla vahetasid töökohta, alustasid ettevõtlusega, kolisid, abiellusid või muutus sinu suhtumine iseendasse. ja nüüd algab uus 12 aasta pikkune arenguring. ja Jupiter liigub sinu enda märgis ning aitab sul rohkem silma paista. inimesed märkavad sind kergemini ning sinu tegemised võivad jõuda palju suurema hulga inimesteni. ja see on väga hea aeg uue ettevõtte alustamiseks, uue töö vastuvõtmiseks, oma teadmiste jagamiseks, avalikuks esinemiseks, isikliku brändi kasvatamiseks, suuremate eesmärkide seadmisteks ja nii edasi. ja numeroloogias kannab siis Jupiter number 3 energiat, mis toetab kasvu, küllust ja loomingulisust ja lõvimärki valitseb siis päike, mille energia vastab numbrile 1. see annab sulle julguse astuda esile ning näidata maailmale oma tegelikku potentsiaali. kui oled viimastel aastatel palju tööd teinud, võivad nüüd hakata selle töö viljad nähtavaks saama. inimesed usaldavad sind rohkem ning sinu teadmisi hinnatakse kõrgemalt. ja paljude lõvide jaoks võib järgmine aasta tuua olulisi elusündmusi, nagu näiteks abiellumine, lapse sünd, ettevõtte loomine, kodu ostmine, ametikõrgendus
ja kauaoodatud tunnustuse. Ja see Jupiteri aasta on aasta, mis tasub julgelt vastu võtta, mil tasub siis võtta vastu siis uued võimalused, väljakutsed ja Jupiter avab uksi, kuid neist sisseastumine sõltub sinust endast. ja samas tasub meeles pidada ka Jupiteri varjukülge. suurem tähelepanu võib kasvatada ego, võib tekitada soovi pidevalt teiste heakskiitu oodata ja otsida. ja kui tegutsed siiralt ja oma südame järgi, toetab universum sind palju tugevamalt kui siis, kui eesmärgiks on ainult tähelepanu või kuulsus. ja numeroloogiline sõnum siis lõvid teile. kui sinu sünnikuupäevas on palju number ühtesid, kolmesid või kaheksaid, võib see kujuneda üheks tähtsaimaks aastaks viimase 12 aasta jooksul. ehk siis üks aitab alustada uut eluetappi, kolm suurendab nähtavust ja loomingulisust ja kaheksa toetab ettevõtlust, juhtimist, materiaalset edu. ja Jupiteri aasta märksõnad on siis uus algus, nähtavus, juhtimine, enesekindlus, ettevõtlus, tunnustus, isiklik areng. ja see on aasta, mil võid lõpuks astuda sellesse rolli, milleks oled ennast juba pikemalt aega ette valmistanud. niisiis, lõvid, palun kommenteerige ka, mis teie aasta mis teie elus toimus aastal 2014 kuni 2015 ja milleks ka teie valmistute või mis teil plaanis on. ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. et Jupiter toetab meid nüüd kõiki uuele teele ja külasta ka sina numbritekeel.ee kodulehekülge ja liitu ka samanimelise grupiga ja jaga ka sina seda minuteid, sekundeid, kus kohas hakkas see teie koht siit pihta. ja jaga oma tuttavatega seda videot, et nemad ka teaksid, mis neid ees ootab astroloogilisest ja numeroloogilisest aspektist. edasi Neitsi ja Neitsi jaoks liigub Jupiter järgmise aasta jooksul 12. majas, mis on seotud sisemise arengu, alateadvuse, vaimsuse, tervenemise ja ühe olulise elutsükli lõpetamisega. kuigi see ei pruugi väliselt olla kõige sündmusterohkem periood, toimub just nüüd väga oluline sisemine muutus, mis valmistab sind ette järgmiseks suureks arenguetapiks. ja kui vaatad tagasi aastatele 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis tekkis suurem vajadus rahu, vaikuse või iseendaga tegelemise järele. võib-olla lõpetasid mõne pika eluetapi või hakkasid maailma teise pilguga vaatama ja seekord suunab Jupiter sind rohkem sissepoole. ja see on hea aeg siis puhata, taastuda, õppida, tervendada vanu haavu, teha kokkuvõtteid senisest elust. ja numeroloogias sümboliseerib siis Jupiter kolmandat energiat ehk siis sisemist kasvu läbi teadmiste ja kogemuste. ja mõnikord sünnivad kõige suuremad muutused just siis, kui väliselt näib kõik rahulik. ja Jupiteri aasta siis võib äratada teis huvi numeroloogia, astroloogia, psühholoogia, meditatsiooni, vaimsete praktikate, enesearengu vastu. isegi siis, kui teid enne see pole üldse huvitanud. ja need teadmised aitavad sul paremini mõista nii iseennast kui ka oma senist eluteed. ja 12. maja on seotud ka minevikuga, võid kohtuda inimesega, keda pole aastaid näinud või kerkivad päevakorda teemad, mis vajavad lõplikku lahendamist. ja mõnikord annab elu võimaluse lõpetada pooleli jäänud lood rahulikult ja teadlikult. samuti võib tekkida soov eemalduda mõneks ajaks suuremast melust ning veeta rohkem aega looduses või omaette. ja see ei tähenda üksindust, vaid vajadust koguda jõudu enne uut algust. kui oled mõelnud kolimisele või välismaaga seotud plaanidele, võib järgmine aasta ehk siis Jupiteri aasta, mis hakkas täna ja kestab siis aasta, võib olla siis kolimiseks või välismaaga seotud plaanidega siis ettevalmistamiseks. see on väga sobiv aeg. ja kõik ei pea kohe juhtuma, kuid seemned saavad nüüd mulda. ja tööalaselt võib see olla periood, mil lood midagi, mida teised veel ei näe. võib-olla kirjutad raamatut, lood uut koolitust või valmistad ette uut ettevõtmist. tulemused võivad avalduda alles järgmise Jupiteri tsükli jooksul. ja numeroloogiline sõnum teile, Neitsid, on see, et kui sinu sünnikuupäevas on palju number 7, 9 või 3 energiat, tunned selle transiidi mõju eriti sügavalt. 7 toetab sisemist tarkust ja vaimset arengut. 9 aitab lõpetada siis vanu eluetappe
ja 3 valmistab ette uueks kasvuks, loominguliseks etapiks. ja Jupiteri aasta märksõnad on siis sisemine kasv, sisemine areng, tervenemine, vaimsus, puhkus, ettevalmistus, uued teadmised ja vana vabastamine. Ja kõik, mida selle aasta jooksul enda sees korrastad, loob tugeva aluse järgmisele suurele etapile. Nii et kallid neitsid, palun kommenteerige ka teie siia, mis on siis teie elus toimunud 2014 kuni 2015, siis oskate ka siis teada oodata, mis teid nüüd siis ees ootab selle Jupiteri aastaga, mis hakkas siis täna ja kestab siis terve aasta. Ja kutsun ka teid liituma siis Numbrite Keel Facebooki grupiga ja käige ka aeg-ajalt vaatamas, mis seal koduleheküljel toimub ja jagage seda videot ka sõpradega. Ja kui sa pole tellinud kanalit, kusjuures siis telli. Ja pane ka siia see aeg, mis kohast hakkas siis teie see koht, see neitsid. Et teised neitsid leiaksid ka selle ülesse. Kaalud. Siis see tulevane Jupiteri aasta liigub siis teie 11. majas, mis on seotud sõprade, tutvusringkonna, ühiste eesmärkide, tulevikuplaanide, organisatsioonide ja kauaoodatud soovide täitumisega. Ja seda peetakse siis üheks kõige õnnelikumaks Jupiteri asendiks, sest just siin hakkavad sageli vilja kandma eesmärgid, mille nimel oled aastaid tööd teinud. See on aeg, mil õiged inimesed ilmuvad sinu ellu õigel hetkel ning võivad aidata sul jõuda palju kaugemale, kui üksi tegutsedes oleks võimalik. Ja kui vaatad tagasi aastatele 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis muutus midagi sinu tutvusringkonnas või hakkasid liikuma mõne kaua kantud unistuse poole. Võib-olla alustasid uut projekti, liitusid mõne organisatsiooniga või tutvusid inimestega, kes mängivad sinu elus olulist rolli tänaseni. Ja see tulevane Jupiteri aasta, mis hakkab siis täna, on siis sama sarnase energiaga, kuid seekord oled targem ja teadlikum ja sul on lihtsam märgata võimalusi ning teha valikuid, mis toetavad sinu pikemaajalisi eesmärke. Ja see 11. maja sümboliseerib ka unistusi. Jupiter aitab näha suuremat pilti ning annab julgust seada eesmärke, mis seni võisid tunduda liiga kauged või kättesaamatud. Kui oled mõelnud oma ettevõtte laiendamisele, rahvusvahelisele koostööle või mõne suure projekti elluviimisele, siis järgmine ehk siis Jupiteri aasta, mis nüüd hakkab, võib selleks avada väga head võimalused. Ja numeroloogiliselt toetab seda Jupiteri 3. energia, mis aitab tuua kokku inimesi, ideed ja võimalused ja sageli ei sünni suurimad muutused üksinda tegutsedes, vaid läbi koostöö teistega. Ja kui sinu ellu tuleb uus inimene, tasub sellele tutvusele tähelepanu pöörata. Mõni juhuslik kohtumine võib hiljem osutuda pöördepunktiks sinu elus. Ja sõpruskond võib järgmise ehk siis siin Jupiteri aasta jooksul muutuda. Mõned inimesed liiguvad sinu elust loomulikul viisil edasi ning asemele tulevad uued inimesed, kelle väärtused ja eesmärgid on rohkem kooskõlas sinu praeguse eluetapiga. See ei tähenda tingimata konflikte, pigem loomulikku arengut. Kui töötad valdkonnas, kus on oluline võrgustik või koostöö, võib järgmine aasta tuua rohkem kutseid erinevatele üritustele, seminaridele või konverentsidele, samuti võib suureneda sinu nähtavus sotsiaalmeedias või mõnes erialases kogukonnas. Ja see periood on ka väga hea meeskonnatööks. Kui oled seni eelistanud kõike ise teha, võid avastada, et õigete inimestega koos liikudes saavutad palju rohkem. Võimalik on ka uute töötajate ja koostööpartnerite leidmine. Armastuse valdkonnas võib uus suhe alguse saada läbi ühiste tuttavate, sõprade või mõni ühise huviala. Ja kui oled juba suhtes, võib teie ühine sõpruskond laieneda ning ühised seatud eesmärgid muutuda palju selgemaks. Ja Jupiter võib tuua ka kauaoodatud tunnustuse, mõni projekt, mille nimel oled pikalt töötanud, võib lõpuks jõuda laiema avalikkuseni. Samuti võivad suureneda sinu jälgijaskond, klientide arv või inimeste usaldus sinu vastu. Samas tasub tähele panna, et kõik inimesed, kes sinu ümber kogunevad, ei pruugi tulla alati kõige siiramate kavatsustega. Mõni võib soovida osa saada sinu edust või kasutada sinu teadmisi enda huvides. Seetõttu tasub uute koostööde puhul kuulata lisaks mõistusele ka oma sisetunnet.
ja numeroloogiline sõnum kaaludele siis selleks perioodiks, et kui sinu sünnikuupäevas on palju kolmesid, kahtesid või kaheksaid, võid selle transiidi mõju eriti tugevalt kogeda. kolm aitab siis luua uusi kontakte ja jagada teadmisi, number kaks toetab koostööd ja partnerlust ja kaheksa aitab ühiseid projekte materiaalselt kasvatada. ja selle Jupiteri aasta märksõnad on uued inimesed, koostöö, sõprus, tulevikuplaanid, unistuste täitumine, nähtavus, ühised projektid ja tunnustus. ja see on aasta, mil õiged inimesed võivad muuta kogu sinu tulevikku. vot niimoodi kaalud. kommenteerige teie ka siia esiteks siis see, mis minuti ja sekundi pealt hakkas see teie koht siin selles videos ja siis ka see, et mis toimus teie elus 2014 kuni 2015, mis teil on nüüd tulemas, mida te tajute. ja ka käi sina piilumas koduleheküljel numbritekeel.ee ja liitu Facebooki grupiga Numbrite Keel ja jaga ka sõpradele. ja kui sa kanalit pole tellinud, siis tee seda nüüd kohe. All right, lähme siis skorpionite juurde. ja Jupiteri aasta liigub teie 10. majas, ehk siis Jupiteri aasta hakkab siis nüüd tänasest päevast, 30. juuni on täna jah. ja seda siis peetakse siis karjääri, ühiskondliku staatuse, saavutuste, autoriteedi, elukutse majaks. ja see on üks olulisemaid Jupiteri transiite, sest just nüüd võivad avaneda võimalused, mis mõjutavad sinu tööelu, ühiskondlikku positsiooni veel paljudeks aastateks. kui oled viimastel aastatel sihikindlalt töötanud, võib see Jupiteri aasta tuua selle töö eest väärilise tasu. kõlab uhkelt. ja kui vaatad tagasi aastatele 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis kerkisid esile töö, vastutuse või ametialase arenguga seotud teemad. võib-olla said ametikõrgenduse, alustasid uut tööd, lõid ettevõtte või võtsid vastu suurema vastutuse. nüüd võib elu pakkuda võimalus liikuda veel ühe sammu edasi. ja see näitab siis kutsumust ja seda, kuidas ühiskond sind näeb. Jupiter aitab sul nähtavamaks saada ning suurendab võimalust, et sinu teadmisi ja kogemusi hakatakse rohkem hindama. inimesed võivad sinu poole sagedamini pöörduda nõu saamiseks või usaldada sulle suuremaid ülesandeid. ja see on väga hea aeg neile, kes soovivad alustada ettevõtlusega, laiendada olemasolevat ettevõtet, kandideerida juhtivale ametikohale, võtta vastu suurema vastutuse, muuta oma senist karjäärisuunda. ja kui oled juba oma ala spetsialist, võib järgmine aasta tuua rohkem tunnustust, suuremaid projekte või võimaluse töötada mõjukamate inimestega. samuti võivad avaneda uksed rahvusvaheliseks koostööks või tööks, mis annab sulle senisest suurema mõju. ja numeroloogiliselt toetab Jupiteri siis kolmas energiat ehk siis teie puhul arengut, õpetamist ja nähtavust. kui oled aastaid kogunud teadmisi ja kogemusi, siis nüüd võib saabuda aeg neid laiemalt jagada. ja see päikseenergia number üks annab siis julguse astuda juhtrolli ning võtta vastu otsuseid, mida oled võib-olla seni edasi lükanud. ja Jupiter soosib ka ametlikke kokkuleppeid ja dokumente, et kui oled oodanud mõne loa, lepingu või muu olulise asjaajamise lahendamist, võivad need nüüd hakata liikuma märksa kiiremini. ja paljud skorpionid võivad tunda, et nende töö muutub tähenduslikumaks. sa ei tee enam lihtsalt tööd selleks, et teenida raha, vaid soovid jätta endast maha midagi väärtuslikku. just see sisemine muutus võib tuua kaasa ka välise edu. ja kui oled ettevõtja, võib järgmine aasta, see Jupiteri aasta, mis nüüd täna hakkas, tähendada siis ettevõtte kasvu, suuremaid kliente, uute teenuste loomist, töötajate lisandumist ja suuremat käivet. kui töötad palgatööl, võib avaneda võimalus saada ametikõrgendus või liikuda valdkonda, millest oled pikalt unistanud. samas tasub jälgida, et töö ei muutuks kogu sinu elu keskpunktiks. Jupiter võib anda palju võimalusi, kuid ka rohkem kohustusi. oluline on leida tasakaal töö ja isikliku elu vahel. ja numeroloogiline sõnum teile siis skorpionid on see, et kui sinu sünnikuupäevas on number ühtesid, kolmesid või kaheksat, võib see kujuneda üheks olulisemaks karjääriaastaks viimase 12 aasta jooksul. ehk siis üks aitab võtta juhtrolli, kolm suurendab nähtavust ja autoriteeti,
ja 8 toetab ettevõtlust, rahalist kasvu ja pikaajalisi tulemusi. ja see Jupiteri aasta märksõnad on teile siis karjäär, tunnustus, juhtimine, ettevõtlus, ametikõrgendus, vastutus, autoriteet ja ühiskondlik edu. ja kõik, mille nimel oled aastaid tööd teinud, võib nüüd hakata nähtavat vilja kandma. kallid skorpionid, palun ka kommenteerige siia, mis teie elus on toimunud 2014 kuni 2015 ja mida te olete nüüd planeerinud, mis hakkab siis see Jupiteri aasta nüüd teile tooma. ja samas käi ka külasta Numbrite Keele kodulehekülge ja telli kanalit, kui sa ei ole tellinud, ja Facebooki gruppi Numbrite Keel ja nii edasi, jaga sõpradega seda videot. ja teilt ootan ka seda, et ole nii hea ja pane siia need minutid ja sekundid, kus kohas see teie skorpioni koht algas, et aidata teistel skorpionidel leida see koht. edasi hamburid ja Jupiter liigub siis selle Jupiteri aasta jooksul sinu 9. majas, ehk siis Jupiteri aasta hakkas siis nüüd täna, 30. juunil 2026 ja kestab aasta, mis on seotud siis kõrgharidusega, elutarkuse, reisimise, välisriikide, maailmavaate õpetamise ja vaimse arenguga. kuna Jupiter on ka hamburi valitseja planeet, tunned selle transiidi mõju eriti loomulikult ja tugevalt. ja see on aeg, mil sinu maailm võib sõna otseses mõttes avarduda. kui mõtled tagasi aastale 2014 kuni 2015, võid meenutada, et ka siis tõid ellu uued teadmised, reisid või olulised kohtumised kaasa suuremaid muutusi. võimalik, et õppisid midagi uut, kolisid, reisisid rohkem või muutus sinu arusaam elust. ja see Jupiteri aasta toetab kõike, mis aitab sul kasvada nii teadmiste kui ka kogemuste kaudu. ja see on suurepärane aeg siis õppimiseks, õpetamiseks, välismaaga seotud projektideks, uute keelte õppimiseks, rahvusvaheliseks koostööks, pikemateks reisideks. ja kui oled mõelnud omandada uue eriala või minna õppima, võib nüüd avaneda selleks sobiv võimalus. samuti võivad kasu tuua kõik koolitused ja teadmised, mis aitavad sul tulevikus oma tööd veelgi paremini teha. ja numeroloogias sümboliseerib Jupiteri kolmas energia teadmiste jagamist ja arengut. kui oled juba oma ala spetsialist, võib järgmine aasta tuua võimaluse hakata rohkem õpetama või oma kogemusi teistega jagama. ja paljude hamburite jaoks muutuvad oluliseks välismaaga seotud teemad. see võib siis tähendada pikemaid reise, kolimist teise riiki, koostööd välispartneritega, rahvusvahelisi projekte, uusi sõpru või kolleege siis välismaalt. ja Jupiter siis avardab maailmapilti, võid hakata huvi tundma teemade vastu, mis varem sind ei kõnetanud või avastada täiesti uue eluvaldkonna, mis pakub sulle suurt inspiratsiooni. ja see on ka väga hea aeg kirjutamiseks, loengute pidamiseks ja oma teadmiste avalikuks jagamiseks. kui oled mõelnud raamatu kirjutamisele või suurema koolitusprogrammi loomisele, võib järgmine aasta anda sellele tugeva hoo sisse või siis oma Youtube'i kanali avamisele. ja õiguslikud ja ametlikud küsimused võivad samuti laheneda nüüd väga soodsalt. kui oled oodanud mõne loa, eksami või dokumendi kinnitamist, liiguvad asjad tõenäoliselt lihtsamad kui tavaliselt. ja armastuse valdkonnas võib uus inimene sinu ellu tulla reisil, välismaal või hoopis interneti kaudu. ja mõne jaoks võib alguse saada kaugsuhe, mis kujuneb aja jooksul väga tugevaks. ja kui sa oled suhtes, siis see saab lihtsalt uue taseme ja uue vibratsiooni ja võib-olla lähed hoopis reisile, pikemaajalisele. ja numeroloogiline sõnum siis teile, hamburid, on see, et kui sinu sünnikuupäevas on 3, 5 või 9, siis selle transiidi mõju on eriti tugev, ehk siis 3 toetab õppimist ja õpetamist ja loovust, 5 soosib reisimist, muutusi ja uusi kogemusi, uusi tutvusi, 9 aitab mõista elu sügavamat tähendust ning lõpetada vanu piiranguid. ja see Jupiteri aasta märksõnad on siis õppimine, õpetamine, reisimine, välismaa, maailmavaate avardumine, uued teadmised, rahvusvahelised võimalused ja vaimne areng. ja see on aasta, mil iga uus kogemus võib avada sulle ukse täiesti uude eluetappi. nii et hamburid, te ka palun kommenteerige siia. esiteks siis see, et mis minutis ja sekundis see teie hamburi koht hakkas. siis ka seda, mis teie elus on toimunud 2014 kuni 2015.
mis teil nüüd plaanis on Jupiteri aastaaeg ehk siis mis hakkas täna, 30. juunil 2026 ja kestab järgmise aasta juulikuuni. ja külastage Numbrite Keele kodulehte ja liituge Numbrite Keele suletud grupiga, kus ma jagan ka palju informatsiooni. ja pane pöial ja jaga sõpradega seda videot, nii et kellel sellest kasu võiks olla. ja lähme edasi. Kalju Kits. ja see algav Jupiteri aasta on siis sinu 8. majas, mis on seotud ühise vara, investeeringute, päranduste, maksude, laenude, suurte rahaliste otsuste ning sügavate sisemiste muutustega. seda maja peetakse üheks kõige sügavamaks kogu sünnikaardis, astroloogilises ja numeroloogilises, sest siin ei muutu ainult inimese materiaalne olukord, sageli muutub ka tema suhtumine rahasse, turvatundesse ja ellu tervikuna. ja kui vaatad tagasi aastale 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis tuli sul teha mõni oluline rahaline või elu muutev otsus. võimalik, et ostsid või müüsid kinnisvara, alustasid investeerimist, lõpetasid ühe olulise eluetapi või muutus sinu suhtumine materiaalsesse maailma. nüüd võib elu tuua sarnaseid teemasid taas päevakorda, kuid seekord palju teadlikumalt. 8. maja on seotud suuremate rahasummadega, seetõttu võivad järgmise aasta jooksul, siis ma räägin Jupiteri aastast, Saturni aastast. Kinnisvara ost või müük, investeeringud, pärandused, ühine vara, ettevõtte laiendamine, partneriga seotud rahalised küsimused, suuremad finantsotsused. ja see Jupiteri aasta aitab siin näha võimalusi seal, kus varem nägid võib-olla ainult riske. samas ei tähenda see, et kõik otsused tuleks teha kiirustades. vastupidi, mida läbimõeldumad on sinu valikud, seda tugevam võib olla tulemus. ja numeroloogiliselt lisandub siia väga huvitav kooslus, ehk siis Jupiter kannab siis number 3 energiat, mis toetab sinu kasvu ja küllust ja loovust. ja kaljukitse valitseb siis Saturn, kelle vibratsioon on number 8, et siis vastutus, õiglus, ettevõtlus ja pikaajaline materiaalne edu. ja kui need kaks energiat kohtuvad, võib järgmine seesama Jupiteri aasta siis pakkuda võimalust kasvatada oma varasid palju teadlikumalt kui varem. ja see on hea aeg siis teile kaljukitsed investeerimiseks, pikaajaliseks plaanide tegemiseks, ettevõtte arendamiseks, kapitali kasvatamiseks, rahalise kindlustunde loomiseks. samas õpetab 8. maja ka lahtilaskmist. võib juhtuda, et pead loobuma millestki, mis on oma aja ära elanud, see võib olla vana töö, kahjumlik investeering, mõni koostöö, piirav uskumus rahast, hirm muutuste ees, võib-olla kolimine vanast elukohast uude. ja alles siis, kui vana teeb ruumi uuele, saab Jupiter tuua siis järgmisi uusi võimalusi. ja 8. maja on seotud ka psühholoogilise arenguga, võid hakata rohkem huvi tundma teemade vastu, mis aitavad paremini mõista iseennast ja oma sisemisi mustreid. ja see on hea aeg siis ka teraapiaks, coaching uks, numeroloogia või astroloogia õppimiseks, traumade tervendamiseks, vanade hirmude vabastamiseks. ja kui oled suhtes, võivad päevakorda tulla ühised investeeringud või suuremad rahalised otsused. mõne jaoks tähendab see kodu ostmist, teise jaoks ettevõtte loomist või hoopis ühise tuleviku kindlamat planeerimist. ja kui oled vallaline, võib sinu ellu tulla inimene, kellega tekib lisaks emotsionaalsele lähedusele ka väga tugev usaldus. see suhe võib kujuneda palju sügavamaks kui varasemad. ja Jupiter võib tuua ka ootamatult rahalist kasvu, see võib olla investeeringut ettevõttest, pärandusest või mõnest koostööst, mille tulemused ületavad ootusi. samas tasub vältida liigset riskimist. 8. maja võib tekitada tunde, et seekord läheb kindlasti hästi. kõik suuremad rahalised otsused tasub siiski rahulikult läbi mõelda. ja numeroloogiline sõnum siis teile kaljukitsid on see, et kui sinu sünnikuupäevas on 8, 3 või number 1 energia, siis see võib kujuneda väga oluliseks materiaalseks arenguaastaks. ehk siis 8 toetab pikaajalist rahalist edu, 3 aitab näha uusi võimalusi, loovust, arengut ja 1 annab julguse teha suuri otsuseid, alustada. ja see Jupiteri aasta märksõnad on siis teile investeeringud, ühine vara, ettevõtlus, rahaline kasv, sisemine muutus, usaldus, pikaajalised otsused, materiaalne kindlustunne.
ja see Jupiteri aasta õpetab sind nägema raha mitte eesmärgina, vaid vahendina, mis aitab luua suuremat vabadust ja turvatunnet. Teie kaljukitsed ka, palun pange siis siia märge, mis minutil, sekundil hakkas see teie koht siin ja käige ka piilumas Numbrite Keel koduleheküljel, liituge Facebooki grupiga Numbrite Keel, jaga seda videot sõbraga ja kommenteerige siia, et mis sinu elus toimus 2014 kuni 2015, jah, niimoodi. ja veevalajad. Jupiter liigub selle Jupiteri aasta jooksul siis sinu seitsmendas majas, mis on seotud partnerluse, abielu, koostöö, lepingute ja kõigi oluliste üks-ühele suhetega. ja see on üks kõige olulisemaid transiite suhete seisukohalt. Just nüüd võivad sinu ellu tulla inimesed, kes mõjutavad sinu tulevikku väga pikaks ajaks. ja kui mõtled ka tagasi siis aastatele 2014 kuni 2015, võid meenutada, et ka siis mängisid suhted olulist rolli. võib-olla algas uus armastus, sündis oluline koostöö või jõudis mõni senine suhe järgmisele tasemele. ja ka seekord võib elu tuua sinu kõrvale inimese, kes aitab sul kasvada nii isiklikult kui ka tööalaselt. ja see ei räägi ainult armastusest, see puudutab ka äripartnereid, koostööpartnereid, kliente, nõustajaid, mentoreid, kõiki inimesi, kellega lood pikaajalisi suhteid. ja Jupiter aitab siis leida inimesed, kellega koostöö sujub loomulikult ning kelle väärtused kattuvad sinu omadega. kui oled vallaline, võib see Jupiteri aasta olla üks soodsamaid perioode uue suhte alustamiseks. kui oled juba suhtes, võib see Jupiteri aasta tuua kihlumise, abiellumise, ühise kodu, ühise ettevõtte, pere suurenemise ja mõne jaoks tähendab see lihtsalt seda, et suhe muutub küpsemaks ning usaldus suureneb. numeroloogiliselt toetab Jupiteri number 3 energia ehk siis suhtlemist ja koostööd teie jaoks ja Päikese number 1 energia õpetab säilitama ka oma iseseisvust. ja need kaks energiat aitavad leida tasakaalu mina ja meie vahel teie jaoks. just see võib kujuneda järgmise Jupiteri aasta üheks suuremaks õppetunniks. Jupiter aitab sul mõista, et kõige tugevamad partnerlussuhted sünnivad siis, kui mõlemad inimesed saavad olla nemad ise. kui töötad ettevõtjana, oled mõelnud ettevõtluse alustamisele, võib järgmine aasta tuua väga olulise koostööpartneri. mõnikord võib üks kohtumine või üks vestlus avada ukse täiesti uuele eluetapile. see on suurepärane aeg ka lepingute sõlmimiseks, kui oled pikalt pidanud läbirääkimisi mõne koostöö, ettevõtte või mõne suurema kokkuleppe üle, võivad asjad nüüd hakata kiiremini liikuma. ja Jupiter soosib õiglast koostööd, kui partnerlus põhineb usaldusel ja ühistel väärtustel, võib sellest kujuneda midagi väga pikaajalist. võimalik on ka see, et partneri elus toimuvad positiivsed muutused mõjutavad otseselt ka sinu elu. näiteks võib partner saada uue töö, alustada ettevõtlusega või avanevad talle võimalused, mis parandavad kogu pere olukorda. kui oled juba mõnda aega mõelnud abiellumisele või suhte ametlikuks muutmisele, siis järgmine see Jupiteri aasta võib selleks väga hästi sobida. samuti võivad laheneda varasemad arusaamatused või konfliktid. see aitab näha siis suuremat pilti ning leida kompromisse, mis varem tundusid võimatud. kui mõni suhe on aga oma aja ära elanud, aitab Jupiter seda mõista rahulikult ja väärikalt. mõnikord on ka lahkuminek uus algus, mis loob ruumi palju tervemale ja õnnelikumale suhtele. ja Jupiter toob sageli edu siis läbi teiste inimeste teile. see võib tähendada ühisettevõtte loomist, partneriga investeerimist, koostööprojekti, uue meeskonnaga liitumist, pikaajalise kliendisuhte kujunemist. ja numeroloogiliselt õpetab siis number 3, et edu kasvab jagades. ja mida rohkem oled valmis koostööd tegema, seda rohkem hakkavad avanema ka uued võimalused. kui sinu sünnikuupäevas on siis kallis veevala ja number 2 energiat, muutuvad suhted ja koostöö eriti oluliseks. number 3 siis aitab suhtlemine ja koostöö tuua edu. 8 siis võivad sündida pikaajalised ärilised partnerlused, rahalist edu ja number 1 energiat õpid ühendama iseseisvuse ja koostöö. ja see Jupiteri aasta märksõnad on siis teile veevalajad: armastus, partnerlus, koostöö, usaldus, lepingud, ühised eesmärgid, tasakaal ja pikaajalised suhted.
ja see Jupiteri aasta tuletab meelde, et mõnikord ei jõua inimene kõige kaugemale mitte üksi, vaid koos õigete inimestega. Vatak. Ja teie ka veevalajad, palun siis jagage seda videot, tellige kanalit, kui te veel ei ole seda teinud. Siis samuti pange teie see minut ja sekundid, minutid, sekundid, kus kohas see teie koht hakkas. ja käige ka, külastage Numbrite Keel kodulehekülge ja liituge suletud Facebooki grupiga ja nii edasi. ja kommenteerige palun ka teie siia, mis teie elus on toimunud 2014 kuni 2015, sest need märgid siis korduvad nüüd, aga hoopis uuel tasandil. nii, järgmiseks kalad. aitäh, kalad, et nii kaua ootasite. ja Jupiteri aasta, mis hakkab siis täna, 30. juunil, siis liigub 6. majas astroloogiliselt, mis on seotud töö, tervise, igapäevaste harjumuste, enesedistsipliini ja teenimisega. ja see on periood, mil just väikesed igapäevased muudatused võivad viia väga suurte tulemusteni. kuigi see ei pruugi olla kõige silmatorkavam, Jupiteri transiit loob see tugeva aluse järgnevatele aastatele. ja kui ka teie vaatate siis tagasi aastatele 2014, 2015, võid meenutada, et ka siis muutusid sinu töö või igapäevased harjumused. võimalik, et vahetasid töökohta, õppisid uusi oskusi või hakkasid rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele. ja see Jupiteri aasta aitab sul muuta oma igapäevaelu selliseks, mis toetab sinu eesmärke. ja võimalikud muutused nüüd tänasest alates siis aasta see kestab, järgmise aasta juuli 2027 aastani, siis need on seotud siis uue töökohaga, paremate töötingimustega, uute tööülesannetega, töökoha vahetusega, ettevõtluse arenguga, uute klientidega. ja kui oled otsinud tööd, võib järgmine aasta tuua väga häid võimalusi, eks Jupiteri aastast räägin. kui oled ettevõtja, võivad suureneda ka klientide arv või töömaht. ja see on hea aeg oma töökorralduse parandamiseks, võid avastada uusi viise, kuidas oma aega paremini planeerida või tööprotsessi lihtsustada. tervis muutub tähtsamaks, et see 6. maja astroloogiliselt on seotud tervisega ja Jupiter toetab kõike, mis aitab sul end paremini tunda. see on hea aeg alustada regulaarset liikumist, muuta toitumist, parandada une kvaliteeti, vähendada stressi, teha ennetavaid tervisekontrolle. ja kõik väikesed sammud, mida nüüd astud, võivad anda väga häid tulemusi järgmiste aastate jooksul. ja numeroloogiliselt sümboliseerib Jupiter siis kolmandat energiat, ehk siis see on kasv, loovus. ja see tähendab, et ka tervis paraneb kõige paremini järjepidevate väikeste muutuste kaudu. ja õppimine läbi töö, ehk siis Jupiter aitab omandada uusi teadmisi just praktilise töö kaudu. võid õppida uusi programme, uusi töömeetodeid, uut ametit, täiendada oma kutseoskusi, ehk siis koolitused on ees ootamas. ja kõik see võib hiljem tuua kaasa suurema sissetuleku või paremad töövõimalused. ja see Jupiteri aasta jooksul võivad muutuda ka suhted kolleegidega. võid leida endale siis toetavama meeskonna, uued töökaaslased, parema juhi, inspireeriva töökeskkonna. ja kui senine keskkond ei ole sind enam toetanud, võib Jupiter aidata sul liikuda kohta, kus sinu teadmisi rohkem hinnatakse. ja lemmikloomad on siin ka tähtsal kohal teie jaoks, kalad. ehk siis mõne inimese jaoks võib järgmine aasta tuua uue lemmiku või rohkem rõõmu loomadega tegelemisest, kallid kalad. kui sul on juba lemmikloom, tasub rohkem tähelepanu pöörata ka tema tervisele. ja numeroloogiline sõnum siis teile, kalad, on see, et kui teie sünnipäevas on palju selliseid numbreid nagu näiteks number 3, võib tööalane areng olla väga kiire. number 6 energia siis muutuvad teie teenimine ja teiste aitamine veelgi olulisemaks. number 1 energia, võid saada suurema vastutuse või uue ametikoha. number 9, võid lõpetada ühe pika tööetappi ning alustada täiesti uut. ja Jupiteri aasta märksõnad siis teie jaoks on töö, tervis, uued harjumused, distsipliin, areng, uued oskused, parem töökeskkond ja sisemine tasakaal. ja see Jupiteri aasta näitab siis teile, et suured tulemused sünnivad väikestest igapäevastest valikutest. mida järjekindlam oled, seda suuremat kasu hakkad sellest tulevikus nägema. kallid kalad,
palun märkige teie ka, mis koha pealt hakkas siis teie kalade osa, minutid ja sekundid, et teised kalad ka leiaksid selle ülesse. jagage ka oma kogemusi, kui teil on meeles, mis toimus teie elus 2014, 2015 ja käige ka piilumas seal numbritekeel.ee kodulehekülje peal ja liituge ka Facebooki suletud rühmaga, grupiga siis Numbrite Keel. ja pane siia pöial alla tellik kanal, kui sa seda ei ole veel teinud, ja jaga seda oma sõprade-tuttavatega. ja vahva on muidugi see, kui tuleksid veel aasta hiljem tagasi siia kommenteerima, et kuidas läinud on. ehk siis selline lugu, et Jupiteri liikumine lõvimärgis avab siis järgmise 12 kuu jooksul igale sodjaagimärgile uue arengusuuna. ehk siis mõne jaoks tähendab see suuremaid muutusi tööelus, teise jaoks armastuses või perekonnas. ja astroloogiliselt sümboliseerib siis Jupiter kasvu, küllust, tarkust ja võimalusi. numeroloogias kannab ta numbrit 3, mis toetab siis õppimist, eneseväljendust, loomingut ja teadmiste jagamist, ka samamoodi blogi pidamist, kui sa oled seda mõelnud. ja lõvimärgi valitseja Päike lisab sellele siis number 1 energia ehk siis julguse astuda esile, uskuda iseendasse ja võtta vastu uusi väljakutseid. ja selle Jupiteri aasta ajal siis tasub tähele panna võimalusi, mis sinu ellu tulevad. mõni neist võib tunduda alguses väike või juhuslik, kuid hiljem võib just see osutuda kõige olulisemaks pöördepunktiks. ja soovin teile kõigile siis inspireerivat Jupiteri aastat, usalda oma sisemist tarkust ja kasuta siis julgelt neid niinimetatud juhuseid, mis ei ole juhused. ja kui sa ei ole tellinud veel seda kanalit, siis palun tee seda ja soovitan siis ka jagada neid oma kogemusi, mis teie aastal 2014, 2015 on toimunud ja samuti jaga siis seda videot ka oma tuttavate sõpradega. ja ega siis midagi, kui kohtume juba järgmistes videotes ja kutsun siis külastama ka seda kodulehekülge numbritekeel.ee. leiate numeroloogilisi analüüse, erinevaid versioone on seal kirjalikke ja suulisi ja liituge ka uudiskirjaga, et siis te olete kursis, mis sündmused on tulemas, et iga kuu viimasel pühapäeval on siis meil vestlusõhtud, kus me siis kohtume ja ega siis midagi. Tšau, tšau. Merike Numbrite Keel.